Siin on edukuse kood ja kuidas ma arvutan seda siis inimesel, kliendil, selleks on mul vaja tema sünnipäeva, kuud ja aastat. Ja siin on ühe kliendi siis sünnikood. Ja kusjuures pange tähele, see on nagu mega huvitav sünnikood selles suhtes, et siin on 3 7, nagu te näete, jah. Siis 7 tähendab, sellele inimesele on antud tohutu suur potentsiaal teha elus suur kvanthüppe. Ta peaks olema pidevalt liikumises. Sellel inimesel on arvatavasti ees olnud mitmeid elukoha vahetusi. Ta on vahetanud töökohti ühest kohast teise. Talle sobib kõige paremini online'i töö kusjuures. Ja ta peaks olema nähtaval, ehk siis mis see number 3 ütleb siin seda. Ta peaks blogivedaja olema, ehk siis ta peaks olema nähtaval, ta peaks rääkima teistele inimestele, mida ta teeb, kuidas ta teeb ja ta peaks aitama teisi inimesi. Ja seda eelkõige siis naisi, lapsi, mehi, perekonda. Ehk siis mis asi selleks sobib kõige paremini, arvatavasti siis psühholoogia, terapeut, numeroloogia, nii nagu mina, eks ju. Aga tule vaata veel, mis siin koodis on. Siin on väga oluline number 8. Ja nii nagu ma teile olen seda ennegi rääkinud, number 8 on tegelikult rahakood. Ehk siis kui see inimene, kellel on antud 3 7, nagu te näete, eks ju, ja 3, siis need kõik tähendavad seda, et ta peaks olema ka ettevõtja. Ja number 8 viib kõik selleni, et tal on väga-väga suur tõenäosus saada, ütleme siis niimoodi otse välja, miljonäriks. Kui ta täidab kõiki neid ülesandeid nendes numbrites positiivselt. Aga kui ta tahab olla laiskvorst, ta ei taha ennast arendada, siis tähendab seda. Ta on ainult pereema, tegemist on siis naisega. Ta on siis pereema, ta absoluutselt ennast ei arenda. Ja number 7, ta lihtsalt laiskleb ja vaatab seebikaid. Ehk siis, mis tähendab number 8 puhul, miljonäri temast ei tule. Ja kui sa tahad rohkem sellest teada, siis kirjuta mulle numbritekeel @gmail. Ja ma räägin, mis sinu edukuse kood on. Vot nii.